sama vägi olemas ka tänase õhtul meie jaoks. Ja me ei ole ka siia lihtsalt kogunenud ühele järjekordsele jumalateenistusele. Ma usun, et need, kes on täna siia tulnud, need on tulnud kohtuma elava Jumalaga. See on olnud see ootus, mis meil on, et kohtuda temaga ja me usume ju, et Jeesus Kristus on seesama. Eile, täna ja igavesti ning püha vaim on see, kes tegutseb jätkuvalt oma rahva keskel ja oma väes ja tänu Jumalale selle eest. Tuletan meelde ühe lause, mida Jeesus ütles apostlite tegude raamatus on see kirjas ja ta ütleb, te saate väe, kui püha vaim tuleb teie üle. Ja ma arvan, et siin ei ole ühtegi täna, kes ütleks, et ta saab ilma Jumala väeta ka hakkama. Me mingil maani mingeid asju suudame teha, aga Jumala riigi tööd me ei suuda kunagi teha omast väest. Seal me vajame Jumala väge ja igapäevaelus me vajame seda. See tõotus ei olnud ka mitte mõeldud ainult tolle aja nii-öelda esimestele jüngritele, vaid see on täpselt täna ka meile väga oluline ja seepärast ma usun, me tuleme ka just nimelt täna Jumala ette ühe ootusega, et tema kõnetaks meid, et ta uuendaks meid, et ta täidaks meid oma väega, oma püha vaimuga ja ma usun, et ka need, kes jälgivad meid ekraanide taga, võivad saada osa. Jumalal ei ole mitte midagi võimatut. Nii et ära sellest heidutu, et sa ei saanud täna siia tulla, aga sa jälgid meid ja kui sul on tõsiselt mingi soov, mingi igatsus Jumala poole sa hüüad, siis ole väga avatud tänasel õhtul ka sellele sõnumile, mida siit kuulutatakse. Ja meil on muidugi täna eriline rõõm tervitada meie keskel missionääre Inglismaalt, kes on tulnud siia mõni juba mitmendat korda, mõni esimest korda. Tervitame ka neid ühe sooja aplausiga. Ja see on ka nende poolt olnud üks ususamm ja üks ootus nende sees, mida püha vaim saab teha täna õhtul meie keskel. Nii et julgustan igat üht avama oma südant, isiklikult oma südant elavale Jumalale, et Jumal tõesti võiks teha midagi, mida sa oled igatsenud, mida sa oled oodanud. Ja me ei jää ka siin, ma usun, keegi lihtsalt pealt vaatajaks, vaid olemegi kõige sellega kaasas ja vaatame, mis Jumalal on öelda. Ma ka ei tea ette, ma ei oska teile kellaaega ka öelda, millal see läbi saab. Saab siis, kui saab ja kui keegi peab ära minema, me ei pahanda, võite minna. Nii et lihtsalt tahame olla nagu selles Jumala püha vaimu ligiolus, tema atmosfääris. Vahel on nii, et sa lihtsalt oled Jumala ees ja korraga ühel hetkel võib midagi murduda sinu elus. Nii et tõuseme ja kiidame Jumalat ja meil on laule eesti ja inglise keeles ja nelipühilased laulavad ükskõik mis rahva keskel püha vaimu keeltes ka. Nii et lase tulla, lase vabalt voolata see, mis su sees on ja kiidame Jumalat. Nii et vennad, õed, you ready? Let's go! Amen. Here? Suur tänu kõigile ja meil on nagu nii hea olla siin koos teiega. In 2 Corinthians chapter 3, it says this. Teine kiri Korintlastele 3. peatükk ütleb nõnda, Now the Lord is the Spirit. et issand on vaim, The Lord is the Spirit. issand on vaim And where the Spirit of the Lord is, ja seal, kus on issanda vaim, there is freedom. seal on vabadus. So Halleluuja. we want to encourage you tonight to be free. Seega me tahame julgustada teid tõesti nagu ka And so we have some olla vabad. flags. Meil on lipukesed. If you want to get out of your seats and come down the front and dance, if you want to just be free to worship God in any way. Et lihtsalt ole vaba, kui sa tahad tulla sealt istmerea vahelt välja, see kõik on okei. Now, I'm going to show you something that Estonians do. I learned this recently. Ma tahan näidata sulle midagi sissejuhatuseks, mida eestlased teevad. Ma õppisin selle ära alles hiljuti.
Yay! Woo! Yes. We did this dance in a school in England. nii et Inglismaal, kui me tegime õppetunde lastele koolis, siis me tegime seda tantsu seal, õpetasime 6 neile times 6 korda erinevatele for 6 different year vanusegruppidele. groups. And we got them all to sing and have a go. Now it's your turn. Ja, No, no. ja nüüd teie kord, eks ole? Amen. But we can be free and we can enjoy being in God's presence. Aga oleme Amen? vabad ja Yes. naudime. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Kes on nii kui sa, sul pole sarnast, kes on nii kui sa, oled suur ja võimas, kes on nii kui sa. Väärt kiitust ma tõusen ja sind ülistan, kes on nii kui sa. Sul pole sarnast, kes on nii kui sa, oled suur ja võimas, kes on nii kui sa. Väärt kiitust ma tõusen ja sind ülistan, ma kiidan sind, sa oled väärt kogu austus. Tõusust alates, kuni looja läheb see, su nimi on kiitus väärt. Tõuse ja kiida ja ülista teda, tõuse ja kiida ja ülista teda, tõuse ja kiida ja ülista teda, meil Jumal on kiitust väärt. Kes on nii kui sa, kes on nii kui sa, pole kedagi, sul pole sarnast, kes on nii kui sa, oled suur ja võimas, kes on nii kui sa. Väärt kiitust ma tõusen ja sind ülistan, ma kiidan sind, ma kiidan sind, ma kiidan sind. Sa oled väärt kogu austus, päikse tõusust alates, kuni looja läheb see, su nimi on kiitus väärt. Tõuse ja kiida ja ülista teda, tõuse ja kiida ja ülista teda, tõuse ja kiida ja ülista teda, meil Jumal on kiitust väärt. Tõuse ja kiida, tõuse ja kiida ja ülista teda, tõuse ja kiida ja ülista teda, tõuse ja kiida ja ülista teda, meil Jumal on kiitust väärt. Kes on nii kui sa, kes on nii kui sa, amen. Sul pole sarnast, kes on nii kui sa, oled suur ja võimas, kes on nii kui sa. Halleluuja, väärt kiitust ma tõusen ja sind ülistan, ma kiidan sind, ma kiidan sind. Sa oled väärt kogu austust, päikse tõusust alates, kuni looja läheb see, su nimi on kiitus väärt. Ma tõusen ja kiidan ja ülistan teda.
kiida ja ülista teda, tõuse ja kiida ja ülista teda, tõuse ja kiida ja ülista teda, meid Jumal kiitust väärt. Nii kui sa, halleluuja, sul pole sarnast, kes on nii kui sa, oled suur ja võimas, kes on nii kui sa. Väärt kiitust ma tõusen ja sind ülistan. Ütle talle, et ma kiidan sind. Ma kiidan sind. Sa oled väärt kogu austust. Väikse tõusust alates, kuni looja läheb see. Su nimi on Kiitus väärt. tõuse ja kiida. Tõuse ja kiida, ülista teda, tõuse ja kiida ja ülista teda, tõuse ja kiida ja ülista teda. Jumal on kiitust väärt. halleluuja, ta on väärt kogu austust ja kiitust. Tänu Jeesus, halleluuja. Praise you, Lord. Ja rabastu. Halleluuja, tänu sulle, issand. Tänu sulle, kallis taevane isa, et sina tõesti oled väärt kogu austust ja kiitust, issand. Aitäh sulle, et me võime ülistada sind täpselt nii, nagu me oleme, issand, sinu palge ees, issand. Tõsta sinu ees kõrgeks oma südamed ja oma käed, issand. Tulles täpselt nii, nagu me oleme, teades, et issand, sa ei tõuka kedagi ära, kes tuleb sinu ette, issand, sinu lähedusse, issand. Aitäh sulle, et sa oled siin, issand, selles paigas. Tänu sulle, issand Jeesus. Halleluuja, All glory, halleluuja. all honor, all power to your name. Tänu sulle, issand Jeesus. Oh, Shiandara Sandara Mabaka, Yandara Mabaka, Jeesus. Kuria Shandara Sandara Mabaka, Yandara Mabaka, Yandara Shandara Sandara Mabasi, Yandara Mabaka. Oh, we worship you, we worship you. Holy Spirit, come. You are welcome. You are welcome here. Oh, we praise your holy name. Yes. Jesus. Kutsusid mind sa, armu mul andsid, patust mind päästsid, tegid mind uueks ja pesid mind puhtaks, sa hirmus sai julgus ja ümmutus päevas, surmas sai elu. Rõõm tõusis vaevast ja põrgus sai taet. Sinuga koos, ainult sinuga koos lähen ma oma teed. Sinuga koos, ainult sinuga koos tahan ma käia veel igavest. Igavest sinuga koos. Tänu, et sa kutsusid meid, issand. Kord kutsusid mind sa, armul andsid, patust mind päästsid, sa tegid mind uueks ja pesid mind puhtaks, sa hirmus sai julgus ja ümmus päevas,
sa kutsusid meid. Kord kutsusid mind sa, armu mulle andsid, patust mind päästsid. Sa tegid mind uueks ja pesid mind puhta, sa hirmus sai julgus. Öö muutus päevas, surmas sai elu. Rõõm tõusis vaevast ja põus sai taas. Sinuga koos, ainult sinuga koos lähen ma oma teed. Sinuga koos, ainult sinuga koos tahan ma käia veel iga päev, sinuga koos. Ütle talle sinuga koos, Jumal. Sinuga koos, ainult sinuga koos lähen ma oma teed. Sinuga koos, ainult sinuga koos tahan ma käia veel iga päev, igavest sinuga koos. Ütle talle ükskord veel sinuga koos ja mõtle ta peale. Sinuga koos, ainult sinuga koos tahan ma oma teed. Sinuga koos, ainult sinuga koos tahan ma käia veel iga päev, igavest sinuga koos. Iga päev, igavest. Iga päev, igavest sinuga koos. Tänu sulle, issand, sinuga koos on hea, halleluuja. Tänu sulle, issand, tänu sulle, issand Jeesus, halleluuja. Tänu sulle. Iga päev, igavest sinuga koos. Tänu sulle, Jeesus. Igavest sinuga koos. Halleluuja. Thank you, Jesus. Ja issand, iga päev sinuga koos, kallis taevane Jumal, aitäh sulle, et sa oma püha vaimu kaudu oled alati meie sees, issand. Aitäh sulle, et sa juhatad meid, aitäh sulle, et sa kõnetad meid ja aitäh sulle, et sa ilmutad meile tõde, Jumal, halleluuja. Tänu sulle, kallis püha vaim, et sa oled tõe vaim, issand, ja me palume sind, issand, et kui vaja, siis too meie sees esile ka need asjad, mis on ebamugavad, issand, et me võiksime pöörduda või parandada meelt, kui tarvis, issand. Ja issand, sinu julgustus, issand, sinu suunad, issand, aitäh sulle, et see kõik on meile kättesaadav, issand, sest kallis püha vaim, sa tahad olla meie sees. See on see, mis sa ütled, kiitus su nimele, halleluuja. Tänu sulle, Jeesus. Jeesus. Come, Holy Spirit. Tule püha vaim. Tule püha vaim. Oh, Jesus.
Holy Spirit. Tule Pyhä Vaimo. We welcome your presence here, Lord. We're thankful that you're here. tänu sulle, et sa oled siin. We're thankful that we can sense the power of your presence in this place. sul on vägi ja ligiolu selles paigas. And we invite you to move in our midst tonight, Lord God. Liigu meie keskel, Where your spirit is, there is freedom. sest seal, kus on sinu vaim, seal on vaba. And we speak freedom over this church. me kuulutame vabadust üle selle We koguduse, speak freedom over the leadership of this church. issand, üle juhtide. We speak freedom over the worship of this church. me räägime vabadust igas asjas, ülistuses samamoodi, issand, kõiges, issand. We speak freedom over the life of every part of this church. issand, igas tõesti valdkonnas, milles see kogudus toimetab, issand, sinu Lord, that may this vabadus, be a new season for this church. issand, uus hooaeg, issand. God, we're asking you to usher in a new season. issand, too esile see uus hooaeg, This issand. island and this church, issand, siin saarel, selles koguduses, selle that saare there would be kogudustes. just an outpouring of your presence here. Jumal, et sinu väljavalamine oleks reaalne, And the tõe. first thing that people would seek, Lord, is your presence. issand, et see, mida inimesed tõeliselt otsivad, on su ligiolu. Not programs, mitte lihtsalt nagu programme, not projects, mitte projekte. but you. issand, aga sind kui isikut, kallis Jumal, Jesus, there's no one like you. sest pole mitte kedagi sinu No sarnast. one like you, Jesus. Pole ühtegi sellist. You're the one that we come and kneel before. issand, sina oled see, kelle You're ees the me one maha that we come põlvitame, and sing to. keda me ülistame, keda me You're kiidame, the one that we come and bow down kelle ees me for. kummardame. You're the one who has our heart. Jumal, kelle käes on meie südamed. And we ask you to come and to fill this room, Lord God. issand, tule ja täida see paik, Jumal. And we pray that there would be a new sense of the weightiness of your presence in this building. Jumal, et That whenever there's a meeting here, Lord, we would, anyone who comes in would sense a real tangible presence of the Holy Spirit. Jumal, kui alati midagi toimub, issand, see on see paik, mis on tuntud selle poolest, et püha vaim on siin selles, tuleb esile, issand, unikaalsel moel. We love you, Jesus. We honor you in this place. Armastame sind, Jeesus, me ülistame sind selles paigas. And Lord, I pray that as you dwell heavily in this church, Ja issand, me palume, et nõnda nagu sina, Jumal, that as your tuled üle people selle gather around koguduse. you, Ja kui inimesed tulevad selleks, et nautida su ligiolu, Lord, I would pray that they would be obedient to your words and your commands. issand, siis me palume, et nad oleksid kuulekad sinu sõnadele, sinu käskudele. And I pray that this wouldn't just be an inward-focused church where people just come and sit and do nothing else. Ja me palume, et see kogudus ei oleks lihtsalt But we sissepoole pray that your pööratud, command to go, to reach out into the community around us, to reach out into our Jerusalem, vaid tõesti, kes märkab kogukonda enda that you ümber, would kes be here, sirutab Lord, välja, that you would move, to stir the hearts of your people, God, to reach the lost of this town. kes igal juhul tahab näha sind tegutsemas, issand, kes sirutab ka välja selle maailma kadunute suunas. And God, we hear of strange places all over the world where you'd never expect revival to happen. Ja issand, me kuuleme nii palju erinevatest paikadest And so maailmas, why not here? kus oled valanud välja oma vaimu, miks mitte siin, issand? Last year there was this thing in Asbury in America, and the presence of God fell. Sinu püha vaim langes USA-s alles hiljuti, ühes And väikeses people kohas. flew from all over the world to go to this sanctuary because the presence of God was there. Ja inimesed lendasid kõikjalt sinna And we're selleks, et crying kogeda out Jumala to you, ligiolu. Jesus, pour out your presence in this place Aga Jumal, in vala välja oma such a püha vaim powerful selles way. paigas, vägeval moel, Such a powerful way that it's undeniable. sellisel moel, And issand. that people will hear the good inimesed news that kuulevad. God is in this place. Hea uudis, Jumal on selles paigas, That you would draw people into your presence. et inimesed on tõesti sinu And that lives ligiolus, be changed from here, Lord elud God. muutuvad. So when we pray, come Holy Spirit, we don't just ask for a nice feeling. Et kui me palume, et tule kallis püha vaim, ilmuta ennast oma ligiolu, siis see ei ole lihtsalt We hea ask tunne, for
a revelation of your understanding and your glory. vaid veel rohkem ilmutust, uut arusaamast, issand, sinust ja sinu aust. We're asking that you would pour out and transform our lives so radically and completely Issand, et sina oled ainus, kes suudab muuta meie elud that we nii will not radikaalselt. be able to be silent about you, Et Jesus. issand, et me ei suuda enam üldse vait olla, vaid me tahame alati kuulutada sinust, That Jeesus. people from this room will leave and spread out into this community, Et telling inimesed, people that God is here. et inimesed God is kõik here. lähevad välja siit, Jumal on selles God paigas, is in Jumal this on place. selles Come, paigas, Jumal come, on selles come and paigas. see for yourself. Tule ja vaata Come and ise, taste and see that the tule ja Lord is maitse good. Jumala headust. Come, Lord Jesus. So we're praying, come, Holy Spirit. Nõnda me we're palume, ready tule for you kallis to püha change vaim. us. Ja me oleme valmis Transform selleks, us. et sina muudad To meid. send us out into the highways, the streets around us. Issand, et me läheme välja kõikidele Declaring your tänavatele, goodness and your glory and your kuulutades sinu kingship. au ja headust, issand. Praise you, Jesus. Come, Holy Spirit. Tule puhavai. Tule kallis püha. Tule puhavai. Tule puhavai. Kõikjal on janu, kel otsas jõud. Tulged sa juurde, eluallika juurde, kurbust ja valu. Sa enam ei näe, kui ta armis nii suur, voolab me isa käest. Tule, tule püha vaim. Tule püha vaim. Tule Jeesus. Tule Jeesus. Sest tõesti kõikjal on janu, issand, me vajame sind. Kõikjal on janu. Kel otsas jõud, tulged sa juurde, eluallika juurde, kurbust ja valu. Sa enam ei näe, kui ta armis nii suur. See voolab me isa käest. Tule puhavai. Tule püha vaim, Tule puhavai. Tule Jeesus. Tule tule püha vaim.
tule Jeesus. Tule Püha Vaim. Holy Spirit. Tule Oh, Püha Vaim. Holy Spirit. Tule Jeesus. Tule Jeesus. Holy Spirit. Oh, Jesus. Holy Spirit. In Isaiah 43, it says, ja The Lord 143 says- öeldakse, issand ütleb, See, I am doing a new thing. vaata, ma teen uut. Yeah. And the Lord is doing a new thing. Ja issand teeb uut. He's doing a new thing here. Ta teeb uusi asju siin. He's doing a new thing here this evening in your heart and in your life. Ja sellel õhtul ta teeb uusi asju sinu elus ja sinu südames. Just allow Him. Lihtsalt luba teda. I just sense some just need to let go and let Him. Ma lihtsalt kogen, et mõned nagu peaksid lihtsalt laskma lahti ja lubama temal. There's some that feel they can't quite let everything go. Ja võib-olla sa oled see, kes tunneb, et sa nagu hoiad millestki ikkagi kinni, et sa ei taha lahti lasta. But you can leave it at the foot of the cross. Aga tegelikult sa võid ja sa peaksid lahti laskma ja usaldama kõik issanda jalgade ette. And you know when you leave it at the foot of the cross, Ja sa the tead, Lord is smiling. kui sa asetad midagi issanda risti alla tema jalgade ette, siis Jumal naeratab. He smiles at His child, Ta naeratab oma lapse suunas, His son, His daughter, oma poja, oma tütre suunas, who He truly loves. keda ta armastab. I urge you to respond to Him tonight, to let His Holy Spirit dwell in you. Ma julgustan sind talle reageerima täna, vastama talle, mil püha vaim toimetab sinu sees, Because He's doing a new thing. sest issand teeb alati uut. Amen. Holy Spirit, come. Tule Jeesus. Tule Jeesus. Tule Püha Vaim. Tule Püha Vaim. As Pastor John was speaking, Mil pastor John rääkis, I just heard the word exchange. There was many other things he said, but Yeah. exchange. üks sõna, mis nagu vahetus, mis jäi kõlama mu vaimu. And I just sense in my spirit, my heart was that we could help to exchange something from the team from England with brothers and sisters in Christ, but to exchange something from us to you. Et me
ma nagu kogen oma vaimus, et me tahaksime nagu teha ühe vahetuse siin meie, kes me oleme inglased, teiega, kes te olete eestlased. So I want to invite a couple of Estonians. Et seega ma kutsuksin 2 julget eestlast, Now, if more than 2 come, it's fine. We can pass this around. ka rohkem võib. But I want you to come and I want you to take the flags. Ma tahaks, et 2 julget eestlast tuleks ja võtaks kumbki selle lipu. And our English ladies will stay with you and show you Yeah. what to do. Inglise Very easy. daamid võivad olla ja juhatada selle, kuidas lehvitada, aga seda ei pea juhatama, see on lihtne. Now, if you all want a turn, it's fine. You Ja can kui te all kõik get a tahate turn. proovida loomulikult, aga palun. But I think there's something significant in the exchange. Aga ma kuidagi kogen, et prohvetlikult siin on midagi tähenduslikku, kui me teeme selle lipuvahetuse. Our desire is to come to help you, to encourage you, to equip you with anything that we have. Ja eks meie soov ongi see, et me tahame ka And- aidata teid ja varustada sellega ja anda teile, mida meil on anda. And this is something simple, but we want you to, we're not going to ask you to do the Kairajan dance, Te ei pea tegema kaerajaani, but we just want you to feel free. We want you to step out from your chairs and to feel free in this place. This is a safe place. aga me tahaks, et te oleksite vabad ja rõõmsad selles This paigas, et is see a on Holy turvaline Spirit paik place. ja kogudus ongi püha vaim. This is a place where we can enjoy Him. See on see koht, kus me võime nautida Jumala ligiolu. We honor and Üheskoos. revere our holy God, but we can also enjoy Him. Et me austame oma Jumalat, aga me võime ka nautida tema ligiolu. Hallelujah. So Lord, we just pray over this church that will be a new sense of freedom. And now it doesn't have to become a flag-waving church. Ja But ega it- issand veel nagu palume ühte uut vabadust, see ei tähenda seda, et kõik peavad lippudega lehvitama. That's maybe not the point. The point is See ei that ole- there's freedom for the people and however it's expressed. Aga lihtsalt see mõte, et kuidas me kõik võiksime olla vabad ja et see vabadus saaks nagu väljendatud. Hallelujah. Mu süda kuulub sul, mu elu kuulub sul. Jeesus, tahan sind vaid teenida. Õpeta mind sa, juhata mind sa. Näita teed mul, mida käima pean. Mu süda kuulub sul, mu süda kuulub sul, mu elu kuulub sul. Jeesus, tahan sind vaid teenida. Õpeta mind sa, juhata mind sa. Näita teed mul, mida käima pean. Jeesus, kiidan. Jeesus, kiidan sind. Jeesus, austan sind. Siis kui tuuled sa, sinu all ma näen. Jeesus, kiidan sind. Jeesus, kiidan
Jeesus, tahan sind vaid teenida. tänu, Jeesus. õpeta mind sa, juhata mind sa, näita teed mul, mida käima pean. Jeesus, kiidan sind. Talle veel kord, Jeesus, kiidan sind. Jeesus, kiidan sind. Jeesus, austan sind. Siis kui tuled sa, sinu au ma näen. Jesus. Holy Spirit. Jesus. Kientara santara maba, kientara mabasha. Orientara sandara mabaka. Surya shantara maba, sientara mabaka. Suryantara sa. Oh, Jesus. Jesus. Holy Spirit. Jesus. Jesus. Lord, we do thank you for your wonderful presence amongst us. Yes. We thank you, Lord, for your presence here. issand, me täname sind sinu ligiolu eest. Lord, we just ask that we remember this evening ja issand, me lihtsalt palume, et me võiksime mäletada sellel õhtul, and you doing a new thing in our lives here. sina teed uusi asju meie eludes. So we pray as we come around your word that you breathed into being, issand, nõnda me palume, issand, sinu sõnad, et ka need asjad, mis sai välja öeldud, saaksid reaalseks. so as we come around your word, Lord, I pray that you'd stir our hearts and our spirits Ja issand, et kui even me ka more. kuuleme su sõna, Jumal, et sina ei õhuta üles meie We thank you for your vaimus. word, Lord. Aitäh sulle sinu sõna eest. We thank you for Pastor John and bringing the word to us tonight. Sulle pastor Johni eest, et ta Lord, we jagab oma pray sõna. freedom over him as he speaks. Issand, palun vabadust ka tema üle, kui ta räägib. We pray the words will come straight off the scriptures into our hearts. Jumal, et ka see püha kiri, mida ta jagab, et see nagu kukuks meie vaimu, meie And südamesse. we would allow you, Holy Spirit, to do whatever it is you need to in us with these words tonight. Issand, ja mida iganes sina tahad, kallis pühavaim, sina tee meie sees. Thank you, Jesus. We love you. We worship you. Ülistame sind, armastame. We adore you. Tõstame kõrgeks sinu nime.
Amen. Terry, it's lovely to be here again. nii vahva olla siin teie juures taas. Yeah. Okay. This, I think, is I know it's our third time, no meiega on nõnda, et siin olla siis on meil and I'm pleased to be here with my wife, Irene, ja mul on nii hea meel, et mu abikaasa Irene on ka and kaasas Mihaela again, ja Mihhaela on kusagil, and Pauline, Pauliin and this time Pauline's husband, John, as ja well. Pauliini So, abikaasa John sai ka tulla first time. esimest korda. It's his first time in Estonia. Esimene And kord Eestis. let me ask him if he's loving it at the moment. John, are you loving it? I'm absolutely loving it. kas sulle meeldib? Absoluutselt meeldib. You know, there's no place I'd rather be but in the presence of God. Ei ole ühtegi kohta, kus ma oleks meelsamini kui Jumala ligiolus. And also, I love being in Estonia. Ja Eestis olla mulle nii väga meeldib. The Lord keeps calling us back. Ja kuidagi on niimoodi, et Jumal jälle kutsub meid siia tagasi. It's not my choice to come, Ja ausalt öeldes ei ole see minu otsus tulla. although I love coming. Kuigi jah, mul meeldib tulla. It's the Holy Spirit drawing us to serve. See on püha vaim, kes lihtsalt nagu sikutab meid siia. And once you start to serve, once you start to go on mission, God hooks you in. Ja ta kutsub meid teenima ja kui sa hakkad teenima ja sa oled osa nagu missionis, siis ta on nagu siuke hea konks, mis su südamesse And you kinnitatakse. want to do more. Ja sa tahad teha rohkem. So I was waiting for God to give me a sign tonight. I said, Lord, please give me a sign. Ja siis mina ootasin täna kannatlikult, et issand, anna mulle nüüd mingi märk. And then I saw this ream of printer paper. Ja siis ma nägin juhuslikult seda paberipakki. It was on the shelf on the Kuskil platform. seal riiulil seal kuskil. And we have this same brand of printer paper in the UK. Ja muide, täpselt sedasama paberit kasutame ka meie navigaatori brändi. But I didn't see a ream of printer paper. Aga I didn't see a ream of printer paper. That's not what I saw. Aga see ei ole see põhjus, miks ma nagu seda nägin. I saw what God was saying. It says God can navigate all your problems. Aga asi ei ole selles, et nagu ma oleks seda brändi märkanud, vaid hoopis Jumal ütles mulle, et Jumal võib navigeerida sind läbi kõikidese probleemide. It says God can provide solutions. Ja Jumal on see, kes annab sulle lahendused. It says God is universal. Jumal on see, kes on siis universaalne, ülemaailmne. It says God is multifunctional. Jumal on see, kes on multifunktsionaalne igas võtmes. And it says that he has the ultra high definition formula for life. Nii et siin on veel öeldud, et see on ultra kõrge vastupidavus eluks. Amen. Just a plain pack of paper. Lihtsalt üks paberipakk seal kuskil riiulis. But God speaks. Aga Jumal räägib. And he wants us Ja Jumal tahab, to be like this plain pack of paper. et me oleksimegi nagu see valge paberileht. He wants us to come with clean hands. Et me tuleksime tema juurde puhaste kätega. He wants us to come with clean hearts. Et me oleksime puhaste südametega. Because he wants to leave his imprint on it. Sellepärast, et see on tema print, mida ta tahab siia jäädvustada. So that's what God showed me tonight standing there. Nii et see on see, mida issand näitas mulle seal laval lihtsalt seistes. It's amazing how you can see God when you don't expect it. Ja see on nii huvitav, kuidas sa märkad Jumalat just siis, kui sa tegelikult päriselt nagu ei oskagi, ei teagi, kust oodata. God calls us to be holy. Jumal kutsub meid pühadusele. He calls us to repent. Ta kutsub meid meeleparandusele. And he calls us into his presence. Ja ta kutsub meid tema ligiollu. And who believes they've been in his presence this evening in this worship?
Ja Amen. kes usub, kes kogeb, et on olnud, mitte ainult koge, vaid ka usub ja teab, et on issanda ligiolus täna õhtul. I believe he wants to close up the integrity gap between what we believe and how we live our lives. Vahel me oleme nagu nii kombekad ja püüame kuidagimoodi elada oma elu, aga Sometimes we believe all the right things, but we don't live them out. aga selles, mida me usume ja kuidas me päriselt elame ja käitumine on nagu üks lõhe, et Jumal tahab selle vahe nagu eemaldada. Sometimes we have to come before him and say, sorry, Lord, and Yeah. close the gap. Ja nii tuleb ja see juhtubki siis, kui me tuleme Jumala ette ja ütleme, et issand, anna andeks ja siis see lõhe kaob. But also the Lord had that verse tonight, Isaiah 43. Aga If samuti- you have a Bible, could you perhaps switch it on or turn to it, please? Aga ma täna ka kogesin, et issand tuletas mulle meelde Jesaja 43. And so it's Isaiah 43 and from verse 15 that we're going to look at. Jesaja 43:15. It says, I am the Lord, your Holy One, Israel's Creator, your King. Mina, issand, olen teie püha, mina, Iisraeli looja, olen teie kuningas. This is what the Lord says, he who made a way through the sea and a path through the mighty waters, Nõnda ütleb issand, kes tegi tee merre ja jalgraja võimsasse vette. he who drew out the chariots and the horses, the army and reinforcements together, Kes tõi välja vankrid ja hobused, väe ja vägevad mehed. and they lay there, never to rise again, extinguished, snuffed out like the wick of a candle. Ja need lamavad üheskoos ega tõuse enam, nad on vaibunud, kustunud otse kui taht. It goes on to say, forget the former things, do not dwell on the past. Ja edasi öeldakse salmis 18, ärge tuletage meelde endisi asju, ärge pange tähele, mis muiste on sündinud. See, I am doing a new thing. Vaata, mina teen hoopis uut. I'm doing a new thing. Now it springs up. See juba Do you not tärkab. recognize it? Kas te ei märka? I'm making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed. The wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the wilderness. Mind austavad metsloomad, šaakalid ja jaanalinnud, sest ma annan kõrbes vett. I give drink to my people, my chosen, Jõgesid tühjal maal, et joota oma valitud rahvast. the people I formed for myself, that they may proclaim my praise. Rahvas, kelle ma enesel olen valmistanud, peab jutustama minu kiidetavusest. So, the wild animals, they honor him. Isegi metsloomad ülistavad Jumalat. But he says, the people I formed for myself, they may proclaim my praise. Ja ta ütleb, et need inimesed, kes on tema valmistatud, He peaksid gives tegema us seda sama. permission to praise and worship him. Meil on antud luba teda ülistada ja kiita. That's that call back to holiness. Ja see ongi see kutse pühitsuse juurde. We need to be more righteous. We need to live our lives more like Jesus did. Meil tuleb ka käituda õigetena, nagu ta meid on loonud Jeesuses. We need to love God with all our heart and our soul and our mind and our very strength. Me armastada Jumalat kogu oma jõust ja meeltest ja kõigest, mis me oleme. And the more we praise God, the more he pours out his blessing upon us. Ja mida rohkem me Jumalat ülistame, seda rohkem ta saab ka valada välja oma õnnistusi meie elude peale. The more we praise God, the more he brings us into his presence. Ja mida rohkem ülistame Jumalat, seda rohkem me saame ka nagu isegi ka kogeda tema ligiolu. We use our hands and we use our voices to worship the Lord, don't we? Me ülistame, me tõstame käed, kui me teda ülistame. We bow down in order that he is lifted high. Me
kummardame maha selleks, et tema saaks tõstetud kõrgeks. Oh Lord, just teach us to pray with that intention to bring power and not just casual prayers. Issand, õpeta meid tõesti palvetama selle teadlikkusega, mitte lihtsalt kuidagi suvaliselt või lohakalt. Not my will be done, but your will. Sest ärgu sündigu mitte minu tahe, vaid sinu tahe. So how do we release that Holy Spirit in us, in our service, in our community, in our food banks, in our care homes, in our children's work, in our schools? How do we release it? Et kuidas siis Jumala vaim võiks tulla esile kõikjal, kus me oleme, koolides ja lasteaedades ja kogutustes ja kus iganes me ka ei käiks? Is the church being led by His Holy Spirit? Ja kas kogudus on juhitud tema pühast vaimust? Or are you doing it in your own strength? Või me teeme koguduse tööd lihtsalt niimoodi rassides omaenda jõust? I think you're being led by the Holy Spirit. No minu usk on, et olete, see konkreetne kogudus on juhitud pühast vaimust. But sometimes we have to submit to our Lord Jesus Christ. Aga selleks tuleb alati Issandale alistuda, et see võiks üldse toimuda. We have to trust in His word. Meil tuleb usaldada tema sõna, We have to walk in His Holy Spirit. taodelda tema püha vaimu juhtimist, käia selles We have to let Him dwell within us. ja tõesti lubada tal nagu tulla esile ja olla ja elada meie sees ja meie kaudu. We have to demonstrate to other people His kingdom. Ja siis tuleb meil on väljendada teistele inimestele väljaspool Jumala kuningriiki. And we have to multiply His kingdom as well. Ja mitte ainult ka see, vaid tõesti meid on kutsutud tema kuningriiki laiendama, tooma uusi inimesi tema kuningriiki. It's just like tonight, pressing in towards God. Nii et täpselt nagu tänagi, me teadlikult läheneme Jumala ligiollu. Engaging in worship. Me suhestume temaga ülistuse kaudu, Moving in His presence. lihtsalt olla koos temaga, et tema võiks liikuda meie seas ja sees. In the UK, there is a move of God's presence amongst the younger generation. Inglismaal Jumala vaim liigub eriti võimsasti täna selliste noorte inimeste keskel. We've heard of numbers of churches across the country experiencing growth in young 20 to 30-year-old people. Ja sellised 20-30 aastased, et me oleme näinud, et väga paljudes kirikutes nagu see kasv on hüppeline. And one pastor gave this example. Ja üks pastor tõi sellise näite. He didn't have many young people in the church, Tema koguduses ei olnudki üldse noori inimesi but he went on holiday and he went surfing. ja tema läks siis surfama And kuskile puhkusele. he was no good at surfing, he kept falling off. Surfata ta ka ei osanud, kukkus kogu aeg ümber sealt laua pealt. He was near the shore and he was struggling with the big waves. Ta oli seal umbes niimoodi seal kalda ääres, seal püüdis võidelda nende lainetega. And then someone came along and said to him, "You're doing it all wrong." Ja siis tuli keegi ta juurde, ütles, kuule, et sa teed seda kõike valesti. He said, "Come with me and I will show you." Ja ütles, tule siis minuga, ma näitan sulle, kuidas see käib. So he led him out into the deeper water. Ja siis see instruktor juhatas ta kõigepealt sügavamale vette. And he said, "Look on the horizon and see the ripples coming." Et vaata sinna taha ja sa näed nagu seda teatud tõusu seal taga. You can see them far off, but now you have to prepare for when they get to you. Sa näed, et see lainehari sealt on tulemas ja kuni ta sinuni jõuab, sa pead olema selleks hetkeks valmis. And because you've been watching and preparing, when the waves hit you, you will be ready. Ja siis, kui sa oled teda märganud, sa oled valmis, sa jälgid selle laine liikumist ja ta jõuab sinuni ja siis sa oled valmis. And this pastor, he said, I felt that wasn't just my holiday, that was God speaking to me. Ja see pastor ütleski, et ma sain aru, et asi polnud lihtsalt puhkuses, vaid Jumal tõesti räägib minuga. Look in the distance for the ripples
and then you'll be prepared for the wave. otsi seda laineharja, seda värelust sealt taga ja siis valmistu selleks. And so he said, Ja siis ta we ütles, don't have any young people. no ja siis ta ütles, et meie koguduses ei ole üldse noori inimesi. But he felt the Holy Spirit say to him, outside the church, I want you to set up a coffee station and be prepared. Ja siis Jumal ütles sellele pastorile, et ma tahan, et sa teeksid niimoodi, et sa väljaspool siis kogudust teeksid ühe väikse sinna kohvipoekese. And his church leadership said, what? Ja kiriku juhtkond ütles, et no mis nüüd, et sihuke idee või? But on a night in the week, I don't know which day, on a night in the week, he advertised for a prayer meeting for young people and he set up a coffee station outside. Ja siis ühel õhtul hakkas ta siis seletama, et me teeme sellise noorte ürituse ja me paneme selle kohvijaamakesega sinna kuskile püsti. And the first week, around 30 young people turned up for a prayer meeting. Ja see välja kuulutatud palvekoosolek, sinna ilmus 30 noort. And the second week, there was around 100 turned up. Ja järgmise nädalal 100 noort. And now they have a queue that forms around the church for a prayer meeting. Ja nüüd on neil järjekord uksest välja ümber kiriku, kõik tahavad osaleda palvekoosolekul. Because he prepared. And they can have a coffee while they wait in the queue to get into church. Sellepärast, et Jumal andis talle idee, ta valmistas ette ja noored, seni kuni nad sinna kirikusse lõpuks jõuavad, saavad siis vähemalt kohvi juua. And he also said that in their area of London, they had two other churches that they tended to compete with for people. Ja ta ütles ka niimoodi, et seal Londonis tema piirkonnas oli veel 2 kogudust, et neil oli siuke väike võistlus kogu aeg inimeste pärast, väike konkurents. But God said to him, don't compete, cooperate. Aga Jumal ütles, et ärge võistelge üksteisega, tehke parem koostööd. And so the 3 pastors got together and decided they would all work together. And now all 3 churches have very vibrant young people in their prayer meetings. Ja need 3 kogudust otsustasidki, et teeme asju koos ja nende noorte töö kõigis 3 koguduses on tohutult kasvanud. Because there is a hunger amongst people for God. Sellepärast, et nälg inimestes on tegelikult olemas Jumala järele. There is this atmosphere that is changing where people are searching and are very open to hear about God at this moment. Nii et tänases hetkes me oleme selles, kus tegelikult võiks öelda, et niimoodi õhk on lahti noorte jaoks. And I think that here in your town, you need to look for the ripples. Ja eks see on täpselt samamoodi siin nagu igal poolgi, et ka tuleks hakata nüüd vaatama seda vee liikumist, seda laineharja sealt horisondilt kuskilt. And pray into that. Ja palvetada. Because God can do some marvelous things that are beyond our imagination. Sest Jumal ütleb oma sõnas, et ta teeb asju, mis on rohkem kui meie igasugune arusaamine või mõistmine. You know, it cost Jesus absolutely everything, but it's free for us to be filled with the Holy Spirit. Jeesus maksis väga kalli hinna, selleks talle kõik maksma selle eest, et meil oleks tasuta võimalik saada osa pühast vaimust. The Holy Spirit gives us gifts and gives us graces. Ja püha vaim annab meile ande, ta annab meile armu ande. Some of you in this room will be called to be apostles. Ja teie seas on inimesed, keda Jumal kutsub olema apostlid. Some of you will be called to be prophets. Mõned teie hulgast on prohvetid, Some evangelists. mõned on evangelistid, Some shepherds. mõned karjased And some teachers. ja mõned õpetajad. But when we get to heaven, there will be no titles. Aga taevas pole mitte ühtegi tiitlit, But we live to serve him. aga me elame selleks, et teenida teda. And regardless of whether you're an apostle, a prophet, an evangelist, a shepherd or a teacher, Polegi vahet, kelleks oled kutsutud, apostel või evangelist või õpetaja või kes iganes. he wants to fill you with his Holy Spirit. Siis tema on see, kes tahab täita sind igal juhul oma vaimuga. Once we know Jesus and are following him, Ja, we soon become aware of the need to have more power for him.
ja Jeesust järgides me nagu kogeme peagi, et nagu me vajame, et see vägi meie kaudu tuleks esile. We want to have more power for him in our lives. Et see vägi oleks vägev meie sees. We want to be able to witness for him. Sest me tahame olla tema tunnistajad. We want to be able to pray for other people. Me tahame olla need, kes julgelt palvetavad teiste pärast. And that's where the baptism of the Holy Spirit comes into play. Ja see ongi see, kus püha vaimu ristimine muutub oluliseks. It's not just power for miracles. Vägi pole antud lihtsalt ka selleks, et imed võiksid toimuda. It's a power that changes the atmosphere between earth and heaven. See on see vägi, mis otse kui muudab atmosfääri nii taevas kui maa peal. It's a power that can rest upon each and every one of us, changing us. See on see muutev vägi meie sees, mis muudab meid kõiki seestpoolt. A power that forces a shift over our home life, over our family, over our jobs. Vägi, mis toob esile muutuse meie töökohtades, meie perekonnaelus. It's a power that brings a dynamic shift over business. Ja vägi, mis isegi suudab muuta meie ettevõtlust, ettevõtmisi. And it's certainly a power that brings a change and a shift to church. Ja kindlasti see on see vägi, mis toob esile muutused kogudustes. Who doesn't want to live closer to Jesus? No, kes ei tahaks elada võimalikult lähedal Jeesusele? I know probably most of you in this room have made Jesus the Lord of your life. Täna, kes te siin olete, on ilmselt kõik võtnud Jeesuse vastu oma issandaks. I guess everyone here has said, I'm sorry, Lord, for the things that I've done wrong. Ja ilmselt igaüks on öelnud siin, et issand, anna mulle andeks kõik see, mis ma olen valesti teinud. I'm sure that we've all said, forgive me. I turn away from anything that I shouldn't have been doing. Ja me oleme need, kes on öelnud, et Jumal, anna andeks ja seejärel pöördunud ära kõigest, mis Jumalat kurvastab. I want to live more like you, Jesus. Ma tahan elada rohkem sinu sarnaselt, Jeesus. Thank you that you died for me on the cross. Aitäh, et sa surid ristil minu pattude eest. That I could be forgiven and set free. Selleks, et mina võiksin Amen. saada andeks ja vabaks. Please come into my life, you've said, Sa oled see, kes on öelnud issandale, issand, tule mu ellu. and reign over my heart. Tule ja ole sina valitsejaks minu südames. Reign over my heart. Tule valitse minu südames. Wow, when you think about those words, Kui sa mõtled nende reign sõnade peale, over my valitse heart. minu südames, minu südame üle. We've got to be hungry and thirsty people. Peaks olema need, kes on niisugused näljased ja janused. I'm going to say that again. We've got to be really hungry and thirsty people. Nagu täiega on näljased ja janused. People, we've got to be really hungry and thirsty. Nagu täiega janused ja näljased issanda järele. Get hungry and thirsty, people. Come on, amen? Vist ei pea Amen. tõesti. Amen tuli ära. Et saa näljaseks ja januseks, kui sa seda ei ole. Jesus said we need to get hungry. We need to get thirsty. Jeesus ütles, me peame olema näljased ja janused. He said, let anyone who is thirsty come to me and drink. Sest et siis, kui me oleme tõesti janused, me läheme tema juurde, et temast juua. But the responsibility is on us. Aga see vastutus on ja antud meile. We have to decide to go. Me peame olema need, kes otsustavad, ma lähen. We have to decide to get hungry and thirsty for God's word. Mina olen see, kes otsustan, et jah, ma saan januseks ja näljaseks Jumala sõna järele. We have to decide to get on that surfboard Mina olen see, kes astub selle surfilaua peale and be prepared. ja valmistan ennast ette. We have to do something. We have to move. Mina olen see, kes peab liigutama ja liikuma. I feel like I've said it here before. We can't just sit down and wait for someone else to do it. Et nii tihti me oleme passiivsed ja lihtsalt ootame, et keegi teeb nagu töö ära. It's our responsibility to be thirsty and hungry. See on meie vastutus olla näljane ja janune. Wow. And the person who can fill us and refresh us is Jesus. Ja see isik, kes suudab meid Amen. täita ja kes suudab meid joota, on Jeesus. In Luke's gospel it says,
Ask and it will be given to you. Luuka evangeeliumis öeldakse, et küsi, palu ja sulle antakse. Seek and you will find. Otsi ja sa leiad. And then it says, and the door will be opened unto you. Ja see uks avatakse sulle, kui sa koputad. So sometimes we just need to come before God and humble ourselves. Nõnda siis meil tuleb vahel lihtsalt We need to tulla Jumala ette change. ja alandada ennast. We need to change our way of life. Nii et ka see viis, kuidas me elame, ka see peab muutuma. We need to come before him in worship and in prayer. Meil tuleb tulla tema ette ülistuse ja palvega. And this evening is about building up you in the Holy Spirit, building up me in the Holy Spirit. Ja selle tänase õhtu mõte ongi, et me saaksime kõik üles ehitatud vaimus ja mina ka. Because it says we are continually, all the time, filled with the Holy Spirit. Sest me võime olla kogu aeg täis püha vaimu, keegi pane piire peale. We're not filled just once. Et püha vaimu täitumine ei ole lihtsalt selline ühekordne We asi, are continually being topped up. vaid kogu aeg saab nii-öelda peale valada. But we need to come to him to be topped up. Aga selleks tuleb ise tema juurde ka teha see samm ja astuda tema ligiollu. So this evening, I just pray that his presence, I know he's in this place. Ja sel õhtul ma tean, et ta on siin selles paigas. I just pray that you will grasp his presence. Ja ma lihtsalt nagu palun, et sa nagu sirutaksid välja. That tongues of fire will dance upon your heads. Et tõesti need otse kui tuleleegid tantsiksid ka sinu pea kohal. You've celebrated 35 years of this church. Alles te tähistasite 35, eks ole, aastat sünnipäeva. You've celebrated Pentecost a couple of Sundays ago. Paar pühapäeva tagasi oli nelipühi tähistamine. And this evening, I'd love you to celebrate the Holy Spirit having rule over this church. Ja täna õhtul tähista ja rõõmustab pühast vaimust, et tema on see, kes valitseb meis ja üle selle koguduse ka. Celebrate the Holy Spirit having reign over your life. Ja tähista seda, et püha vaim tõesti valitseb sinu elus. He gives us this power, Tema on see, kes annab väe. this Holy Spirit power. Selle püha vaimu väe. He gives it to us Tema annab for selle living. et me võiksime elada. He doesn't give us this Holy Spirit power for dying. Ta ei anna ju meile seda, et me He gives it to us for et me living. sureks, vaid ikka elaks. So we need to live with the Holy Spirit within us. Ehk siis seda elu tuleb elada püha vaimuga meie sees. We need to act as a Holy Spirit-filled believer. Meil tuleb ka käituda nii, nagu me olemegi püha vaimu täisusklikud. We need to empower ourselves to go out and talk with people, Ja tõesti. pray with people. Olla kindel, me oleme varustatud väega selleks, et tõesti lihtsalt minna ja rääkida, jagada Jeesusest, palvetada nende eest. We need the Holy Spirit to teach us, Ja püha vaim on see ka, to me stir vajame us õpetust, up. et ta aga õhutaks meid üles meie sees. Kai made us a lovely chicken broth soup for tea tonight. Kai valmistas meile selle võrratu supi siin õhtul. But if you put the ladle in the pot at the top, spoon. Kui sa Spoon, paned, spoon. kui sa paned lusika selle supi sisse, Yeah. You only get the liquid. siis sa saad ainult, vaatame, kuhu see mõte siis välja jõuab, et siis sa saad nagu ainult vedeliku. But when you use a spoon or the ladle and stir the pot, you get Okay, all the chicken and all the meat and all the Et vegetables. kui supp on segamata, siis paks on põhjas, on ju, leemeke on peal, aga kui sa võtad ja sa segad seda suppi, siis sa saad selle täiusliku You tasakaalu. get the very, very best of the soup. Sa saad kätte supist selle parima sellisel moel. So the Holy Spirit wants to stir us up so we experience the very, very best of His Spirit. Ja nõnda siis ka püha vaim otse kui nagu segab siin sinu sees, et sa võiksid saada kätte tema parima. The Holy Spirit comes so that some of you will have the gifts of miracles.
ja püha vaim tuleb nii, et ta tõesti, mõned teevad imetegusid, Some of you will have the gifts of prophecy. mõned profeteerivad, Some of you will have the gifts of discerning spirits. mõnel on vaimude eristamise and, Some of you will have the gifts of tongues and interpreting those tongues. mõned kõnelevad keeli ja tõlgitsevad neid. Just a question. When was the last time you spoke in tongues? When was the last time you sang in tongues? Ja ongi küsimus sulle, et millal sa viimati rääkisid keeltes, palvetasid, laulsid keeltes? When was the last time you prophesied over somebody? Millal oli see aeg, kui sa rääkisid prohvetlikult kellegi ellu? Maybe that time will change tonight. Võib-olla see kõik muutub täna ja need ajad nii-öelda hakkavad siit peale. Some of you here have the gift of the words of wisdom, Ja mõnel on teil tarkuse sõna, the words of knowledge. teadmise sõna, You have the gift of healing. tervendamise annid. Wow. To have the gift of healing, to be able to go to somebody, not in your strength, but in the Lord's, and pray and believe and have faith for healing. Ja tervenduse anniga sa lähedki kellegi juurde ja sul on usk, et see inimene saab terveks. Holy Spirit gives us that. Jumal annab seda kõike meile, püha vaim. The Holy Spirit wants us to use all of those gifts. Püha vaim tahab, et kõik annid oleksid kasutuses. I speak to myself as much as I speak to you, Ega ma räägin neid asju iseendale samamoodi nagu teilegi täna õhtul. because sometimes we get complacent, Sest vahel me lihtsalt niimoodi mugandume, but the Holy Spirit tonight is convicting people. aga püha vaim täna õhtul ka nagu tahab The Holy sind Spirit tonight is leading people. tuua sind su mugavustsoonist välja ja juhtida sind. The Holy Spirit tonight is about regenerating people. Ja otse kui nagu luua midagi uut su sees. Don't go home tonight without being impacted by His Spirit. Ja ära mine täna koju ilma, et sa oleks saanud püha vaimult midagi enda sees. Some of us, we're a little bit afraid, or we have a fear of letting this Holy Spirit emotion take over. Ja vahel meil ongi nagu isegi selline hirm, et mis on siis, kui püha vaim tõesti nagu tuleb But ja teeb midagi vägevat. Jesus asks us to trust Him. Aga tegelikult Jeesus julgustab, et me usaldaksime teda. It says, if we ask for a fish, would He give us a snake? Ta ju ütleb, et kui me palume tema käest kala, ta ei anna meile madu. Every gift, every grace that God gives is good. Iga kingitus, iga and, mis Jumalalt lähtub, on hea. And I know in my personal experience, the gift of the Holy Spirit is only good. Ja ma tean oma enda kogemusest, kui imeline on püha vaimu and ja tema tegutsemine meie sees. God freely gives His gift of the Holy Spirit to those who ask Him. Jumal annab nendele, kes paluvad. So maybe at this moment, maybe you'd just like to maybe close your eyes in prayer. Võib-olla sellel hetkel ka sa võid sulgeda oma silmad palveks. And I'd like you to invite Him in this just quiet few moments Ja selle mõnel vaikuse hetkel ma palun, et sa nagu kutsuksid teda, to fill you again et ta võiks täita with sind the taas ja Holy taas, Spirit. et püha vaim täidaks sind. We come before you, Lord. Issand, me tuleme sinu ette. We invite your Holy Spirit into our lives. Me kutsume sind olema aktiivne meie eludes, kallis püha vaim. We ask you to fill us up again, Lord. Issand, täida meid taas, It's only through your amazing grace that this can happen. sest ainult sinu armu tõttu meie suunas võib see juhtuda. There's nothing I can do. I don't deserve to be filled with this. Issand, mina ei ole väärt iseenesest olla täis sinu vaimu. But Lord, you freely give it. Aga issand, sina oled andnud täitsa tasuta. Fill me, Lord, continuously Täida mind jätkuvalt, issand. with your consuming fire, Ja põleta ära kõik, mis vajab ära põletada. that I may do things for you that I've never dreamt were possible. Et ma võiksin puhta asjana teha asju sinu jaoks, isegi neid, mida ma ei oleks uskunud, et üldse võimalik on. That I will see
signs and wonders happen in my lifetime. et ma võiksin oma elu ajal kogeda imesid, sinu imesid ja tunnustähti sündimas. That I will see a blessing upon your church, Lord. Issand, et ma võiksin näha, kuidas sina õnnistad kogudust. Forgive me, Lord, if I've kept you at arm's distance. Issand, anna mulle andeks, et kui ma kogu aeg nagu olen kuidagi tõrjunud sind eemale, hoidnud sind turvalises kauguses kuidagi, But tonight, right now, right here in Kuressaare, aga just täna, just nüüd ja praegu siin Kuressaares come fill me afresh. ütlen sulle, et kallis püha vaim, tule täida mind värskelt. In your precious name I pray. Palun sinu kallil nimel. Amen. 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 Oh, hallelujah. Oh, praise you, Lord. Praise your name, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, do you know he's worthy of our praise? Issand on väärt kogu meie austust, He's worthy of all the glory. kogu au. So why should our hearts stay quiet? Miks meie südamed peaksid olema vaiksed? Come on, church, let's just praise him. Palvetame. Praise him in Estonian, praise him in Russian, praise him in English, praise him in whatever language, praise him in that holy tongues language. Let's lift up our voices to him. Or lift up holy hands to him to receive this gift. Oh, Lord Jesus. Jesus, Jesus. Holy Spirit, just fill this place. Fill this place, refresh this place. Oh, Lord Jesus, Holy Spirit. Come, Lord, come. Holy Spirit, come. Come, fill this place afresh. Oh, Jesus, fill these chairs. Fill these people. Oh, Lord täida need Jesus. toolid oma Jesus, inimestega, issand, täida inimesed, issand, oma vaimuga. Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, yeah. Oh, Holy Spirit, you lead us in our lives, you navigate our journey for us. Issand, sina oledki nagu meie elu Holy navigaator, Spirit. meie juht, kallis püha vaim. You show us and you lead us into those solutions that we have. Issand, sinu käes on kõik Oh, lahendused ja sa Jesus. juhatad meid. Holy Spirit, you are universal. Issand, sa oled kõikjal. I thank you, Holy Spirit, that you are multifunctional. Issand, sa oled ka multifunktsionaalne. You can listen to each and every one of us at the same time Samal ajal suudad in our sa different kuulda languages, in our kõikide ja different kõikides keeltes, reasons and issand. strengths. Ükskõik, kes me ka ei oleks ja kus me ei oleks. Holy Spirit, I thank you that you have just the right formula for each and every one of us to live our lives. Ja issand, sinul on ka see Jesus, unikaalne, sa oled nagu unikaalne meie kõigi suhtes, issand, lähened meile kõigile, Jumal, nii nagu, et me individuaalselt saame mõista. Jesus, Jesus. Read that. Oh, Jesus, Jesus. Oh, just going to ask John to come and read. Just stay in this atmosphere of prayer, of filling, of receiving. Ole selles atmosfääris, ma palun, et John tuleks ja loeks. Let the Holy Spirit work. Start at 38 and finish at 40. Apostlite tegude raamatust teine peatükk, chapter 2, Verse 38. 36, 37, teine peatükk Apostlite tegude raamatust. Peter's words pierced their hearts, and they said to him and to the other apostles, "Brothers, what should we do?"
seda kuuldes lõikas see neile südamesse ja need ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mida peame me tegema, mehed, vennad. Peter replied, each of you must repent of your sins and turn to God. Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt, igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse And be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. oma pattude andeks saamiseks. And then you will receive the gift of the Holy Spirit. Ning siis te saate püha vaimu onni. The promise is to you, to our God. See tõotus on antud teile. Amen. Amen. If you just keep your eyes closed for a minute and maybe just your heads bowed. Et lihtsalt hoia oma silmad korra kinni. Is there anyone here this evening that hasn't been filled and baptized in the Holy Spirit? Kas siin on täna keegi, kes ei ole püha vaimuga ristitud ega räägi püha vaimu keeli? Because if that's the case, I'd love to pray with you. Et kui sa oled sina, siis mulle väga meeldiks sinu eest palvetada. If that's the case, would you just pop your hand up so I can see? Et No ole one hea, else is tõsta looking oma around. käsi, kui sa oled see isik. Amen. That's brilliant. It doesn't matter if you close your eyes or you look around because this is a safe place. Et ei ole üldse oluline, kes istub su kõrval ja niimoodi. See on turvaline koht, kus olla. Just keep your eyes closed and your head bowed at this moment. Hoia oma silmad lihtsalt korra veel kinni. I just want to pray with someone. Ma lihtsalt tahan korraks palvetada kellegagi. Et siis võiks teha niimoodi, et igaüks saaks ikkagi täna nagu palves teenitud, et kes on sul lähedal, kas sa võiksid palvetada kellegiga koos, kas 2 kaupa või 3 kaupa, et tule kellegi juurde, pöördu kellegi poole, et jah. When the bishop is not here or one of your leaders are not here, it's down to you to do it. Ja, et kui vahel piiskop ei ole ja juhte pole silmapiiril, aga palvet on tarvis, siis see on hea praktika kõigi jaoks. So we might as well do it together tonight. Nii et teeme seda hoopis sellisel moel täna. Just grab someone and pray with them. Nii et haara kellestki kinni ja palveta temaga koos.
the fountain. Dip your heart in the stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away in the waves of his mercy. As deep cries out to deep, we sing, come, Lord Jesus, come. Come, Lord Jesus, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Tule puhavam. Tule puhavam. Tule Jesus. Tule Jesus. All who are thirsty, all who are weak, come to the fountain. Dip your heart in the stream of life. Let the pain and the sorrow be washed away in the waves of his mercy. As deep cries out to deep, we sing, come, Lord Jesus, come. Tule Jesus. Holy Spirit, come. Tule puhavam. Tule puhavam. Tule puhavam. Tule Jesus. Tule Jesus. Come all who are thirsty, Lord. Come who are weak. Come to the fountain. Come to the stream. Come to the source of all hope. Come to your King. Let the pain and the sorrow be washed away. Come, Lord Jesus, come. Tule Jesus.
for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. 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 Holy Spirit, you are welcome here. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence with us, God. Your presence with us, Lord. Your presence with us, Lord. Your presence with us, God. Your presence with us, Lord. Your presence with us, God. Your presence with us, Lord. Your presence with us, God. Your presence with us, Lord. Your presence with us, God. Your presence with us, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Come, Lord Jesus, come. Too late, Jesus. Holy Spirit, come. Tule puhava. Holy Spirit, oh Holy Spirit, come. Oh Holy Spirit, come. Oh Tule puhavam. Oh Tule puhavam. Oh Tule puhavam. Oh Tule puhavam. Tule puhavam. Oh Tule puhavam. Oh Tule Jesus. Oh Tule Jesus. Oh Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, come and fill this place. Oh Holy Spirit, we long for you.
your Spirit, King. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence. Oh, Holy Spirit, come. Oh, Holy Spirit, come. Oh, Holy Spirit, come. Oh, Holy Spirit, come. Oh, tu le puhavam. 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 Tu le Jesus. Tu le Jesus. Tu le Jesus. võrratu lihtsalt olla Jumala ees, kogeda, kuidas tema vaim juhib sind palvetes, midagi kellegile öelda. Nii nagu Piibel ütleb, mitte inimliku väega võimu läbi, vaid Jumala vaimu läbi saavad asjad sündima meie elus. Ja ma tean, et Jumal on siin ja tema tegutseb. Kuule, see oli nii ilus, kui ta lippudega tantsis. Ma mõtlesin kohe pühapäevasel teenistusele. Kui ülistus käib, siis jaanad tulevad siia ette,
lipud on käes, ülistavad. 2 jaanat oli, jah, muidugi. Ja kes teab, mis kõik selle sees võib juhtuda. Vahel on sellised lihtsad asjad, aga kui see on Jumala vaimust juhitud, siis võivad sündida tohutud ilusad asjad seal kõige selle sees. Kui John rääkis, jagas, ja näed, kuidas Jumal juhtis, eks ole, üks paberipaks, aga mul nagu tuli kõige selle sees meelde üks lugu piiblist, ma ei hakka seda pikalt rääkima, aga lihtsalt see lugu, see on vist Apostlite tegude raamatu 10. peatükk, kus Kornelius oli oma kodus ja ta oli palvetamas, ta oli Itaalia väepealik, Rooma võimu esindaja ja ingel ilmub talle tema kodus. Ta oli Jumala kartlik mees ja räägib temaga. Kuule, sul tuleb saata oma mehed, seal on keegi Peetrus Joppe linnas palvetamas ja Kornelius, ta ei teagi täpselt kes või kus, aga ta kutsub oma mehed sinna, ütleb, et teil tuleb minna, kutsuda see Peetrus siia minu koju. Ja ma ei tea, miks kõik see, aga ingel ütles, nii tuleb teha ja ta oli sõnakuulelik. Ja mehed lähevad ja Peetrus on seal, talle valmistatakse just lõunat ja korraga tema näeb ilmutuse. Lina laskub alla, seal on igasugused pudulojused, mille külge Peetrus ilmselgelt oma kätt ei oleks iialgi pannud ja Jumal ütleb ja kõneleb temaga seal, sina ära pane kedagi pahaks. Ja siis korraga koputavad uksele mehed, kelle Kornelius oli saatnud ja räägivad selle loo Peetrus. Peetrus teadis kohe, tuleb minna, võtab mõned ümberlõigatud juudid enda kaasa, läheb Korneliuse kotta, astub uksest sisse. Kornelius, see oli ta kodus, mitte kirikus. Kornelius oli vahepeal kutsunud kõik oma sugulased, tuttavad, sõbrad sinna oma koju. Ta ei tea ju, mis hakkab sündima. Ta teadis, et see, mida ingel oli toonud sõnumina, seda tuleb teha. Ja siis Peetrus tuleb tema koju uksest sisse ja Kornelius, kes on väepealik, laskub Peetruse ette põlvili maha. Ja Peetrus on šokis ühel viisil ja ütleb, et kuule, ma olen samasugune inimene nagu sina siin. Miks sa mind kutsusid? Kornelius, ma ei tea. Jumal ütles, tuleb kutsuda. Sul on meile midagi öelda. Ja siis Peetrus avab oma suu ja hakkab talle rääkima Jeesusest. Ja lugu lõpeb selles kodus niimoodi, et Peetrus ei jõua oma sõnumit lõpule rääkida, kui korraga püha vaim langeb nii võimsalt kogu selle rahva üle, et ümberlõigatud juudid oli šokis, kuidas see võib olla, et püha vaim valatakse paganate peale. See ei saa olla tõsi, see ei saa olla võimalik, aga seal see juhtub. Ma kujutan ainult ette, milline Jumala lähedalolu oli selles kodus korraga, kui Peetrus räägib sellest, kes on Jeesus ja miks Jeesus tuli. Ja siis nad hakkavad rääkima seal uutes keeltes, selles Korneliuse kojas, tema sugulased. Ma ei tea, mida Kornelius võis mõelda või mida teha, aga Jumala vaim oli nii tugevalt seal kodus kohal ja nad räägivad teise keelde ja siis korraga, aga mis keelab neid veega ristimast nüüd? Kirjakoht, mida vend luges, oli see, et kõigepealt ristiti veega ja siis said pühavaimuga täidetud. Korneliuse kojas juhtub täpselt vastupidine asi. Pühavaimuga said täidetud ennem ja siis ristiti veega. Me ei saa panna Jumalat kuidagi raamidesse, et ta teeb nii ja nii ja nii. Kui ta tuleb sinu koju täna õhtul, sa lähed siit koju varsti, ma arvan. Sa lähed oma koju ja pole üldse ime, kui see, mis sa täna siit oled kaasa võtnud, korraga hakkab elama nii tugevalt sinu sees. Ja sinu oma kodus, võib-olla sa oled juba sängis seal, korraga võib ilmuda sulle Jumala sõna. Midagi läheb lahti. Igal ühel meist on omad mingid ootused, mingid igatsused. Ja iialgi me ei tea, kuidas Jumal võib
seda kõike meile kätte tuua. Mida ma tahan öelda? Ärme piira Jumalat, oleme talle kogu aeg avatud ja oleme sõnakuulelikud talle, nii nagu oli Kornelius. Ta ei teadnud, mis hakkab juhtuma, aga ta teadis, et seda tuleb teha, mis Jumala ingel oli talle öelnud. Ja tänu Jumalale selle loo eest, mis on meile julgustuseks seal. Imed võivad juhtuda meie oma kodudes. Siin me kirikus tuleme kokku, julgustame üksteist, kinnitame üksteist. Tõeline elu käib meie kodus, meie töökohal, meie sõprade lähedaste juures. Seal, kui meie oleme avatud Jumalale, võivad sündida imelised imed. Nii et tänu Jumalale, kellel homme on aega, siis vennad-õed on Orissaares, toimub palveülistuse päev kella 2-5. Hommikul nad on tänaval, jagavad flaiereid ja kui teil on mahti, sinna võib väga julgesti ka ühineda ja olla osa palveülistuse päevast, mis on ka väga head. Aga ma ei taha siia rohkem mitte midagi muud lisada. Ma tunnen, et Jumal teeb oma tööd praegu. Lihtsalt ole õnnistatud, kes sa jälgid meid ka pildiraadio kaudu. Ja kui sul on siin veel mingi väga konkreetne palvesoov ja sa tahad siis meie vendade-õdedega seda palvet palvetada, ma usun, nad on valmis. Et kui mitte, siis õnnistatud koduteed ja pühapäeval nad on hommikul jälle meie keskel, saame jälle osa sellest, aga see vabadus, see on hea. Ärme seda lase endalt ära võtta. Vabaduses käia, Jumala lapsel võrrata. Homme lähed võib-olla Kuressaare tänaval, nägu naerul tead, inimesed vaatavad, huvitav, kes see päike siin tänaval käib ja sina, et Aita, näe, Aita tuleb. Ja toob, ma tean, Jumal elab ja ta kasutab meid kõiki, iga ühte omas kohast. Nii et tõuseme hetkeks veel ja kui me siit läheme, siis tahame minna ju ikka Jumala õnnistusega ja ma usun, et ta seda ka teeb. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle ikka Jumala rahu südamesse. Jeesuse nimel, amen. Õnnistatud õhtut. Amen.